Tere! Ja kõigepealt ma tahan kiita kogu Tartu 2024 toimkonda ja kõiki inimesi, kes sinna panustasid, sest minu hinnangul võite te küll väga rahule jääda saavutatuga, et see oli väga hea, mis te tegite ja ka see, et te võtsite kaasa Lõuna-Eesti, oli väga oluline, kuigi teile endale võib tunduda, et oleks saanud paremini, aga tegelikult on kõik läinud suurepäraselt korda. Ja võib öelda, et kultuuripealinna tiitel saabus Tartusse õigel ajal. Sellepärast, et kui me praegu nüüd läheme tagasi pisut ajas 15 aastat, sinna, kus siis Euroopa kultuuripealinn oli aastal 2011 Tallinn, siis sellele ka eelnes tegelikult kandideerimisperiood. Ja tookord jäi Tartu kõrvale ja hea oli, et ta kõrvale jäi, sellepärast et tookordne Tartu kultuurielu oli oluliselt elavam, mitmetahulisem ja põnevam kui Tallinna oma. Ja Tallinnale oli seda vaja. Aga nagu öeldud, kultuuripealinna kandideerimise protsess on juba iseenesest üsna pikk ja keeruline. Et võib hakatuses kohe öelda seda, et mis oli siis selle Tallinn 2011 kõige olulisem panus Eesti kultuurilukku, siis see, et see üldse toimus. Ja seda sellepärast, et kandideerimist alustati päris varakult. Mina selle juures ei olnud, aga tehti üks selline ilus raamat, mille nimi oli Everlasting Fairy Tale ehk igikestev muinasjutt. Ja tegemist oli siis programmi mõttes sisuliselt laiendatud Tallinna vanalinna päevadega. Sellega siis marsiti Brüsselisse. Ja Brüsselis muidugi öeldi, et sõitke seenele. See ei ole mingi kultuuripealinn. Tuli siis saba sorgus tagasi ja mõeldi, mida me siis tegelikult tegema hakkame. Okei, hakati uut kontseptsiooni kirjutama, ühel hetkel jõuti ka minu ukse taha, kes ma tookord olin hoopis lavastaja ja otsapidi presidendi juures ja ütlesin, et jah, tõesti, et aeg oli väga vähe, see oli Peeter Rebane ja keegi linnaametnik. Seisid mul kabinetis, ütlesid, et 6 aja pärast peab minema uuesti uut esitlust Brüsselidega, mõtlesin, et nagu pagan võtku, et avage Tallinn merele näiteks. Hästi nõus, avame siis Tallinna merele. Ja siis kirjutati valmis üks taotlus. Ja taotlus siis kirjutati sellise nagu hooga, et me siin Tallinnas mõtlesime, et me kultuuripealinna eelarve võiks olla umbes 65 miljonit eurot. Mäletan, aasta oli 2008 või 2007. Me siin ehitame valmis kultuurikatla kultuuripealinnaks. Me teeme valmis Tallinna Linnateatri uue kompleksi. Me teeme, mis nüüd avatakse, eks ju, 2 nädala pärast. Kultuurikatel avati siis 6 aastat hiljem, kui kultuuripealinn toimus. Ehk mindi sellise tohutu optimismiga peale, siis loodi ka suurejuuruline sihtasutus ja üks väga hea asi selle asja juures oli see, et palgatud sai Mikko Fritse, toodi välismaalt veel tark ja tore mees ja kogu selle nii-öelda suhteliselt hõreda ettevalmistuse pealt, aga väga suurte unistuste, väga suurte ootuste pealt loodi ka sinna loomenõukogu, hakati inimesi värbama ja siis juhtus korraga 2 asja. Kõigepealt tuli majanduskriis. Aga see veel kohe enda hambaid ei näidanud. Aga selge oli see, et nii palju raha, kui alguses mõeldi, ei ole. Aga siis juhtus veel üks asi. Selgus, et linn ja riik, kes seda asja pidid koos vedama, läksid omavahel totaalselt raksu. Ja hakkaski siis üks selline linna ja riigi vaheline majanduskriis oli taustaks, selline võistlus. Meie väliskülalised võib-olla ei tea, mida ma siin käes hoian, aga see on ütleme see, mis Eesti Tallinn 2011 kultuuripealinnast järgi jäi. See on meene. See toodeti, meie turundusosakond tootis selle nimi on Vägikaigas. Ja siis inimestele väljaspoolt, et see on Eesti rahvuslik selline, ütleme rahvuslik sport, väga iidne, 1000 aastaid vana. Mõttes on selles, et üks võistleja istutakse maha, üks on ühel pool, teine teisel pool, pannakse tallad kokku ja hakatakse siis tõmbama. Eks ju. Ja võidab see, kes suudab nagu teise selle käest ära rebida või sikutada selle üle pea, eks ju, nii et sa lendad üle selle teise, ta saab viga, kõik naeravad ümberringi nalja kui palju, eestlased on jälle rahul ja rõõmsad. Üks näed sai pähe.
See siis sattus riigi ja linna kätte ja hakkas vähempakkumine. Et kes vähem raha annab? Linn ütles alguses, me anname 20 milli. Aha, riik ütles, me anname 10. Ja siis see vähempakkumine muudkui kestis ja kestis, kuni tuli Brüsselist lõpuks teada, et kuulge, hei, kui see jama ära ei lõppe, siis me võtame teilt tiitli ära. Te ei saa seda, rääkimata Melina Merkuuri preemiast. Ja selles situatsioonis, kus väga hästi toimib loomenõukogu ja Mikko ja see kamp oli kõik seal tööd teinud, kuulutanud välja avalikud konkursid, oli tohutu hunnik projekte ja korraga oli selge, et selle realiseerumine on praktiliselt võimatu. Ja mina liitusin Kultuuripealinnaga aastal 2009. Ma tulin teatrist ära ja ütlesin, et hästi, Mikko, ma tulen ka nõukogust ära, sest ma olin selle Kultuuripealinna nõukogus, et ma tulen sulle appi, ma tulen sulle siis programmi juhtima, teades ette seda, et planeeritud summast on meil umbes 5 korda vähem raha. Lõpuks kogu programmi me tegime ära 5 miljoni euroga aastal 2011. Oli ka see summa üsna väike, kogu eelarve oli 7 miljonit. Ja siis ma sain ka aru, et probleemist, et mis seal oli, et kumbki linn ei usaldanud riiki, sest et riik arvas, et linn kulutab selle raha Keskerakonna nii-öelda kampaania tegemiseks. Ja mina olin siis nii-öelda see garant, kes siis pidi olema seal keskel ja vanduma tõesti, et jah, see raha, mis riik annab ja mis Merkuuri preemiast tuleb, et see tõesti läheb programmi. Ja sellistes tingimustes me tööle hakkasime. Meil oli väga, väga kõva tiim ja tolleaegne Tallinna linn oli tõeliselt korrupeerunud, hästi keeruline keskkond töötamiseks, täiesti teine lugu, kui teil siin Tartus oli. Aga me suutsime vaatamata kõigele siiski sellest vägikaikaveost välja tulla ja kokkuvõttes saime valmis 251 projekti. Kui ma nüüd programmi juhina tagantjärgi hindan, vaatan seda teie Tartu programmi ja siis seda, mida me seal tookord tegime, siis on siiski pigem tunne, et see oli selline natukene euroalustest kokku klopsitud asi, aga seal oli väga palju säravaid hetki ka. Kas või Põhuteater või siis see, et me tõesti alustasime Tallinna avamist merele, et tegelikult sai nii-öelda kultuurikilomeeter enda esimesed meetrid just nimelt Kultuuripealinna aastal valmis. Uutest asjadest oli see, et ma arvan, kogukonna liikumisest kui sellisest hakati rääkima esimest korda Kultuuripealinna kontekstis, Uus maailm ja kõik teised, kes selle tuulest tulid, Rattarikkaks projekt. Linnaruumi projektidest hakati rääkima avalikult, Lift 11 oli noorte arhitektide poolt väga hästi tehtud. Need pigem oli see Tallinn 11, Lo-Fi, ta oli, kui oli vaja teha programmi otsuseid, siis me eelistasime noori, lapsi. Seda ma soovitan kriisiolukorras ka kõikidele teile, noored kultuurikorraldajad, et kui teil on valikuhetk, et kellele siis üldse teha, siis tehke pigem lastele ja noortele programmi. Ehk siis edasi, ma arvan, mis veel oli oluline, et olla mingisuguste trendide ja suundade nagu eestkõneleja, et rääkida kogukondadest, et kultuur ei pea olema ainult klassikaline musta klaverisaatel laulude laulmine, vaid et see võib palju mitmekülgsem. Aasta oli ikkagi 2011. Et me võime öelda, et me pisut muutsime kultuurikontseptsiooni, et me viisime kultuuri kangialustesse, tänavatele, euroalustest ehitatud kohtadesse, et programm oli kokkuvõttes kirju, mitte väga rahvusvaheline ja ka pigem selle rõhuga, et me ei jaksanud peaaegu sisse osta ühtegi kallist väliskülalist. Et meil ei käinud Brian Adamsid. Ja ma arvan ka seda, et kui ma leedukatega rääkisin ja küsisin neid kunagi, et kes tegid Vilniust, et mis teil siis kõige ägedam sündmus oli kogu programmis, Vilnius oli ka kultuuripealinn. Nad mõtlesid natuke, ütlesid, Eros Ramazzotti kontsert. Siis mõtlesin, okei, et pigem mina programmijuhina ja soovitan eelistada loomist, et anda ikkagi nendele, kes reaalselt loovad uusi teoseid, uusi keskkondi, anda see raha sinna, sest need nii-öelda läänes läbilöönud artistid või suured nimed, nemad saavad endaga üldiselt hästi hakkama.
Mis sest veel järgi jäi? Nagu öeldud, aastad hiljem on paljud asjad realiseerunud. Tallinna merepiir on tundmatuseni muutunud, kui te pole sinna sattunud nüüd. Viimati, kui Tallinn 2011 toimus, siis te näete, mis seal juhtunud on. Linna kultuuriline keskus on liikunud nii-öelda vanalinnast põhja poole, mere äärde, tehasehoonetesse. Et kokkuvõttes võib öelda, et see mõjus Tallinnale hästi, see mõjus Eesti nii-öelda kultuurikorraldusmaastikule, ma usun, üsna kainestavalt ja pani meid küsima sellest, et kui palju meie kultuur on poliitiliste tõmbetuulte küüsis ja kas poleks kasulik ta sealt tegelikult välja tõmmata ja anda talle rohkem autonoomsust. Ka see dispuut veel ootab ees. Nii et kokkuvõttes veel kord Jumala õnn tänu taevaisale, et see kõik ikkagi toimus. Mina läksin sinna 2009 ja 31. detsember 2011 oli siis mu viimane tööpäev. Sealt ma siis lahkusin. Avamise me tegime 1. jaanuaril 2011 ja avamise me tegime koos riigiga nii-öelda, et ühtlasi tuli ka meile euro. Ja selle aasta siis see aasta oli üks nii pikk, kui tavaliselt on 5 aastat inimese elus. Ja ma arvan seda, et hea oli, et me need enda esimesed vitsad saime kätte Tallinnas ja et teie nüüd siin Tartus saite juba küpsemana, kogenenuma kõike seda teostada ja veel kord jõudu ja ärge kunagi kaotage lootust ka siis, kui tunneb, et tuul on teile puhumas vastu. Nii et aitäh ja jõudu!